Kas te teate täna Tallinnas mõnda kaubanduskeskust, kus tervel perel oleks põnev aega veeta mitu tundi järjest? Kus sa tood oma näiteks 4-aastase poja, kellel ei kulu aeg mitte lihtsalt autodroomil või seina peal ronimisele, vaid siin on ka lõpuks teaduskeskus, kus ta saab päriselt targaks. Ja kus sa samal ajal oma naisega lähed kinno, einestad ägedas restoranis, käid läbi poest, ostad kauplusest kaksikutele potikud ja siis võtad oma väikese poja sealt kergelt higisena teaduskeskusest ja sõidad koos koju. Täna sellist keskust Tallinnas ei ole. Ma arvan, et sellist keskust tegelikult ei ole isegi mitte Põhja-Euroopas, Balti regioonist rääkimata. Mind paelub T1 kaubanduskeskuse uudne kontseptsioon. See ei ole tavaline, tüüpiline kaubanduskeskuse. Siin on õhku, siin on avarust, siin on emotsiooni. Siin on meeletult suured aatrium, laiad galeriid ja loomulikult uudne brändide valike ja lisaks ka mitmekesine tegevuste valike. Siin on kogu korrus, on meelelahutust, vaba aja veetmist, siin on kino, siin on ligi 20 restorani ja loomulikult lisaks Super Skypark, mis on kogu pere meelelahutuskeskus. Ja loomulikult Kirstordil on meie vaateratas katusel. Sisepargi kontseptsioon ostukeskuses ei ole midagi erilist, midagi uut, aga me ei püüdnud selle lahendusega jäljendada või mimikeerida loodus otseselt, vaid me eelkõige püüame luua mingit emotsiooni, mingi uusi vaatmusi, uut lähenemist sellele samale võib-olla klassikalisele mõttele. See koostöö, mis tihti on olnud siis inseneri ja töösturi vahel, on laienenud veel suuremaks. Meil on tõesti maastikuarhitektid, botaanikud, meil on kaasatud 5 erinevat loovisikut, kes kõik tahavad, et see 20-meetrine suur struktuur teeks midagi enne nägematut. Kogu asja konstruktsiooni osas, kui tavaliselt nii suuri asju ehitatakse kolmnurksetest permidest ja sirgetest postidest, siis meie oleme loonud kogu selle konstruktsiooni modulaarsetest elementidest, kus ei ole ühtegi läbivat sirget posti, mis seda siis üleval kannaks. Tegelikult kui tellija tuleb sellise jutuga sinu juurde, et tehke midagi ägedat või midagi vinget või midagi enneolematut, siis mis saab olla disainerile parim nagu ülesanne? Antakse sulle savi pihku ja hakka nagu voolima. Kui sa tuled kohale, saad reaalselt aru, et seda savi on tohutult palju ja neid sõtkujaid on siin nii tohutult palju, et leia siit see õige võti, et see asi toimima hakkaks ja kõigil silmis ära.